Ka viienda küsimuse käsitlemise. Me läheme tänase viimase 6. küsimuse juurde ja küsijaks on Riigikogu liige Olga Sõtnik ja tema küsimus on suunatud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsile teemal Interneti Sihtasutuse tegevusest. Palun, Olga Sõtnik. Palun vajutage nuppu sõna. Jah, aitäh, proua juhataja. Lugupeetud härra minister. Tahaksin tulla selle vana teema juurde, millest me oleme siin teiega mitmeid kordi vestelnud selle saalis veel eelmises koosseisus. Ja tahaksin küsida sellist asja, kas Eesti Interneti Sihtasutuse eelmise aasta aruanne on juba valmis või ei ole? Et oma viimases vastuses 31. jaanuarist te kirjutasite mulle, et 4 kuu jooksul peale majandusaasta lõppu peaks olema siis valmis ja avalikustatud. Praegu on juba 6 kuud möödas. Nende koduleheküljel kahjuks seda ei ole. Kas siis seda ei ole üldse veel olemas, ei ole veel valmis? Või kui on, siis miks ta ei ole avaldatud? Sest huvi selle vastu, avalikkuse huvi oli küllaltki suur, kuna ka peaminister viitas sellele, et kõik kulud ja tulud peavad olema avalikustatud selleks, et oleks selge selle domeeni registreerimise hinnakujundus. Nii et mu küsimus ongi, et mis on saanud sellest majandusaasta aruannest? Aitäh. Vastavalt seadusele see aruanne on esitatud Riigikontrollile, Rahandusministeeriumile ja minu teada sihtasutus avalikustab selle järgmine nädal. Aitäh. Aitäh. Ja palun, Olga Sõtnik, esimene täpsustav küsimus. Aitäh. Ma loodan, et te olete jõudnud sellega tutvuda ennem, kui see saadeti sinna järelkontrolli. Ja kuidas teie hinnangul siis lood on, et kas see number, see hulk domeene, mis on praeguseks registreeritud 55 000 umbes minu andmetel, annab see lootust sellele, et see domeeni hind võib lähitulevikus langeda? Aitäh. No neid otsuseid langetab, lihtsalt kordan üle, langetab Interneti Sihtasutus, millel on 2 asutajat, interneti kogukonda esindab Infokommunikatsioonitehnoloogia Ettevõtete Liidu esindajad ja siis riigi esindajad, 1 inimene Majandusministeeriumist, 1 Haridusministeeriumist ja 1 Eesti Advokatuurist. Selline on see nõukogu asutamisel kokku lepitud. 3 isikut on Infokommunikatsioonitehnoloogia Ettevõtete Liidul. Tasude küsimus peaks käima paralleelselt koos eelarvega. Tasude küsimus sõltub domeenide arvust. Kui me täna vaatame nii laias plaanis, aga seda ei saa mina otsustada, aga laias plaanis siis kindlasti on põhjust arvata, et 2012. aastal on võimalik nõukogul seda tasude küsimus korrigeerida. Oluline on see, et see Interneti Sihtasutus oleks sõltumatu, selles mõttes sõltumatu, et ta ei oleks riigieelarveliselt rahastatav, valitsuse poolt rahastatav, ehk teisisõnu ka teatud määral siis mõjutatav. See on ikkagi interneti erapooletuse ja sõltumatuse tähtis printsiip, mida me peame ka tegelikult rakendama. Nii et Interneti Sihtasutus peab oma pikaajalist finantstegevust vaatama ka pikemas perspektiivis, aga jah, me näeme, et domeeni reform on laias plaanis õnnestunud, tänaseks on registreeritud 60 000. Kui nendel see domeeni vajadus jätkub, see tähendab ka teatud tasu jätkumist ja sellega tulenevalt on võimalik seda korrigeerida. Aitäh. Aitäh. Ja Olga Sõtnik, palun teine täpsustav küsimus. Aitäh. No siiski päris 100% sõltumatuks asutuseks ta ei saagi olla, sest minu teada ta on viimasel ajal saanud vahendeid Euroopa Liidu fondidest ja seda just riigi kaudu. Ja seetõttu täiesti oma finantseeringul ta siiski ei ole. Ma ei tea, kui pikalt veel ta hakkab neid vahendeid nendest fondidest saama. Aga minu 3. ja viimne küsimus puudutab natuke teist teemat. Et veel üks suur probleem oli pri.ee alamdomeeni lehtede pri.ee selles sektoris lehtede kadumine internetist, et kas on vahepeal midagi muutunud ja juhtunud nende domeenidega ja kas on jõutud Eesti interneti kogukonnaga ühele arusaamisele, mis siis sellega ette võtta? Aitäh. Teatud domeenid ja ka see, millele te viitate, on jällegi teatud interneti haldamise põhimõtete järgi
loetav tippdomeenide hulka, mille osas seda laadi aladomeenid kujutavad endast ka turvariske. Selle tõttu see nii-öelda PRII küsimus tuli ka selle reformi käigus lahendada. Samas me näeme tegelikult, et teatud aladomeeni tasuta on võimalik pakkuda ka meie uue korra kohaselt. Tänane seis nende PRII domeenidega, see, mida siin enne valimisi üles haibiti, et me oleme hullemad kui, ma ei tea, kas Mubarak või et tohutult tähtsat informatsiooni varastame, peidame, kaotame ära, viskame minema, et see kindlasti ei vasta tõele. Veel kord on ju kõik need nii-öelda informatsioon, mis nende domeeni aadressitega on olemas serverites. Elu on näidanud ka seda, et väga paljud nendest on tegelikult ennast ümber registreerinud nii-öelda põhidomeenidena, mis on nende tegevusest väga loogiline ja ka nende jaoks tõenäoliselt kasulik. Et ma usun, et ka see nii-öelda teatud pinge, mis siin on olnud, on tänaseks võib-olla natukene rahunenud. Ma vähemalt tahaks loota seda. Laias plaanis, ma arvan, see domeeni korralduse muutmine, me olime sellega lootusetult hiljaks jäänud, maailmas võib-olla üks kõige viletsamini korraldatud asi. Me oleme enam-vähem täna saanud asjad õigetele jalgadele, vaadates, kuhu kogu interneti haldus läheb, kõik sellega seonduvad muud teemad, nii et aga ma arvan, et see aasta ikkagi kulub veel, et see nii-öelda reform viia lõplikult lõpule, ehk teisisõnu ka interneti sihtasutus omab vastavad õigused ka nii-öelda rahvusvahelise interneti haldamise organisatsioonis, vastavad registreeringud USA valitsuses ja nii edasi, nii et selles osas see töö peab kindlasti jätkuma. Aitäh! Suur tänu, sellega lõpetan 6. küsimuse käsitlemise ja lõpetan ka infotunni. Suur tänu Vabariigi Valitsuse liikmetele, suur tänu küsijatele ja sellega on infotund tänaseks 18. mail läbi.